Traagilised sündmused siit New Yorgi stuudiost 11. oktoobril 2006. Väike lennuk on tabanud tornmaja. Esialgsetel andmetel õnnetuses vähemalt 4 hukkunut. FBI kinnitusel pole alust arvata, et tegu oleks terrorirünnakuga. Koha peale on jõudnud ka meie püstolreporter Martin Saar. 11. oktoober 2006. Paar tänavat edasi on toimunud õnnetus helikopteriga. Hetkel veel ei ole teada, kas on tegu järjekordse terrorismi katsega või hoopis tavapärase New Yorgi helikopteri õnnetusega. Läheme uurima asja. Hetkel ei ole teada, kas majja tunginud lennuriist on väike lennuk või kopter. Päästemeeskonna kinnitusel on tegu helikopteriga. Helikopter on sõitnud majja sisse. Hetkel on 2 kannatanud, surma saanud. Osad korrused põlevad ja hetkel ei ole teada, mitu inimest on majas. Ootame edasiseid uudiseid, kuid hetkel ei ole tegu terrorismiga, vaid tavapärase New Yorgi helikopteri õnnetusega. Küsimus, mis paljude peasid vaevab, on see tänane kuupäev, 10. oktoober ehk 10/11. Kas see peab midagi tähendama? Hetkel veel teadmata. Meile avatakse esmakordselt lindid, kus me pääseme kohe tegema võtte. Saada. Okay. Mõned hetked tagasi on juhtunud õnnetus New Yorgis 72 tänav ja York Avenue. Helikopter on kihutanud pilvele õhkujesse, mis just hetk tagasi kustutati tuletõrjujate poolt. Hukkunud on 2 inimest ja hetkel päästetööd veel käivad ja ei ole teada, mitu hukkunut on majas. Praegu hetkel kõik tagasi stuudiosse. Kas linnas on paanika või valitseb seal rahu? Hetkel paanikamärke küll ei ole, on mõned ummikud, politseid on kattud, lähedal olevat teed ja ei lase õnnetuspaigale lähedale siis edela poolt, kuid siit jõe poolt on sissepääs olemas. Jaa, aga kas tundub, et New Yorgi inimesed on selliste õnnetustega juba harjunud? Ma ei oska vastata, kas harjunud, ei saa öelda, et harjunud. Nägime siin hot dogi sabasid, inimesed sõid rahulikult ja jälgisid. Ma arvan, et New Yorklased on näinud kõike ja on harjunud ebamugavustega. Kuidas on õhkkond tänaval? Kas inimesed on hirmul ja arvavad, et võib tulla uus õnnetus õige pea? Ei oska, praegu ei ole tänaval inimestega veel intervjuusid teinud, kohe räägime ka lähedal olevate inimestega. Hetkel on olukord stabiliseerunud, tulekahju on kustutatud ja ei ole näha terroriohtu võimalikke, kuigi midagi kahtlast küll liigub siiapoole, ma ei tea, mis see on, ma arvan, et võib-olla see on tavapärane kalalaadung, New Yorgi kalalaadung. Ma ei usu, et see on trotüüli täis suur pomm. Ma ei usu seda, ma ei tahaks seda tõesti uskuda. Kas linn on üldiselt ummikutes? Liiklus on suletud ümber õnnetuse 10 plokki. Kontrollivad olukordi politseinikud ja ütlevad, et kõik on okei, et paanikaks ei ole põhjust. Martin Saar, New York, 11. oktoober 2006, tagasi stuudiosse. Oleme vahepeal teada saanud, et
tegu oli New Yorki Yankeesi pesapallimeeskonna liikme Cory Lidlile kuuluva 4-kohalise väikelennukiga, mis startis lähedaselt New Jersey lennuväljalt. Praeguste andmete kohaselt viibis Lidli suure tõenäosusega lennukis üksi. Vahepeal on Martin liikunud tänava võrra edasi ja uurib inimeste käest, mis nad asjast arvavad. So I heard about it and I wanted to come over, but it was very difficult to get close, so I came over to the river to try to get a little bit closer, and I still can't see anything, so let's see what happens. Sí, pero estamos en el Parque Central, en el Central Park, y de repente hemos empezado a ver helicópteros, coches de policía, todo y todo, y hemos dicho algo grave ha pasado, ¿no? Y yo decía, nada, una pelea en el Harlem, ¿qué va? Entonces nos han comentado que era una avioneta, por un email desde España al móvil, y venimos a ver la emoción de la cosa y eso. Y nada, pues eso, bien. Gracias. ¿Vale? So far what I heard, I think it's either a plane or it could be a helicopter that crashed into the building. I mean, I've been watching the news here and there, but they haven't really said that anybody has died, so... 72'de galiba uçak düşmüş. Helikopter mi uçak mı? Bir binaya değmiş galiba ama ben de tam bilmiyorum. Bütün trafiği alt üst ettiler. Her şey birbirine karıştı. Okey, teşekkürler. 저는 뉴욕 하스피털의 간호원인데요. 옆에 빌딩 524가에 50층 건물인데 40층에 비행기가 크래시한 것 같습니다. The 헬리콥터가 이스트 리버 옆에 있는 63가에 착륙하기 전에 72가에 있는 아파트 40층에 부딪혀서 사고가 났습니다. That's it. I don't know. I really don't know. I wish I had a comment, but I really don't know. my God. I don't know. What If do the you plane think? crashed into the building, a residential area, and I don't know anything else. Now I'm trying to be updated, but I really don't know. Okay, thanks, Heidi. You're welcome. Anytime. Sellega lõpetame otsereportaaži Martin Saar, New York, 2006, 11. oktoober. Tagasi stuudiosse. USA võimud on saatnud igaks juhuks suuremate linnade õhuruumi turvama õhukaitsehävitajad. Hetkel on olukord kontrolli all, kuid olge valvel. Tanel Teemusk lõpetab siit stuudiost. Head õhtut teile!